Head sõbrad, soovin teile õnnistatud 3. adventi. Seda pühapäeva nimetatakse ka ladina keeles gaudete ehk rõõmustage. Kuid tänane evangeelium viib meid hoopis vangikongi pimedusse. Me kohtume siin risti Johannese ja tema küsimustega, mis ikka ja jälle kerkivad üles nende südames, kes on keset isikliku elu pimedaid tunde kaheldes valgust ootamas. Aga kuulakem, kuidas seda annab edasi evangelist Matteus 11. peatükis 2-11. salmini. Kui siis Johannes vangihoones kuulis Kristuse tegudest, saatis ta oma jüngrid temalt küsima: kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? Ja Jeesus vastas neile: minge teatage Johannesele, mida te kuulete ja näete. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad, pidalid hõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi ja õnnis on see, kes ei pahandu ennast minu pärast. Kui siis need olid läinud, hakkas Jeesus rahvahulkadele kõnelema Johannesest. Mida te tahtsite näha, kui läksite kõrbe? Kas tuules kõikuvat roogu? Või mida te tahtsite näha, kui te läksite välja? Kas pehme riidega rüütatud inimest? Ennäe, pehme riide kandjad on kuningakodades. Või miks te läksite välja? Kas vaatama prohvetit? Jah, ma ütlen teile, hoopis enamat kui prohvetit. Tema ongi see, kellest on kirjutatud: vaatama, saadan sinu eel oma käskjala, kes tasandab sinu tee su ees. Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat risti Johannesest, aga väiksem taevariigis on suurem temast. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. Hea sõber, me näeme siin risti Johannest, kes oli kõrbes kuulutanud taevariigi tulekut ja meeleparandust. Aga nüüd on ta vangikongis. Ta kuuleb oma õpilaste kaudu Jeesuse tegudest ja tundub, nagu need teod häiriks teda. Ta oli ju kuulutanud, et Messias tuleb kohtumõistjana, kes eraldab nisu aganetest ja põletab viljatud puud. Ta oli seda puhastavat kohut ja Messia väge kogu südamest igatsenud. Ja nüüd vangistatuna kuuleb ta Jeesusest, keda ta oli ristinud, kellest ta oli näinud tuleviku valgust. Kas toimub vastab kuidagi tema kujutlusele Messiast või kohtunikust? Ilmselt mitte. Jeesus ravib, tervendab ja kuulutab vaestele evangeeliumi. Ta ei kritiseeri võime, ei astu välja Rooma vallutajate vastu. Ta ei kasuta oma imelist väge ka risti Johannese vabastamiseks. Ja nii tekitab see erinevus ootuste ja tegelikkuse vahel kahtlusi. Vangikong tundub risti Johannesele veelgi pimedamana. Keset kahtlusi saadab ta oma jüngrid Jeesuselt otse ja ausalt küsima: kas sina oled see, kes pidi tulema või jääme ootama teist? See on aus küsimus. Kahtlused ei ole tingimata usu vastand. Kahtlused võivad olla ka avatud ukseks, mis kutsub edasi astuma. Jeesus ei vasta Johannesele pika seletuse ega teoloogilise põhjendusega. Ta palub risti Johannese õpilastel minna oma õpetaja juurde tagasi ja rääkida talle sellest, mida nad on kuulnud ja näinud. Ja siis loetleb ta sündmusi, mis on juhtunud ja vastavad täpselt prohvet Jesaja ettekuulutustele. Pimedad näevad jälle ja jalutud kõnnivad,
pedalitõbised saavad puhtaks ja kurdid kuulevad ja surnud tõusevad üles ja vaestele kuulutatakse evangeeliumi. Ja sõber, pimedad näevad jälle. Rist Johannes, kes istub seal vangikongis, mõistab korraga, kui ta sellest sõnumist kuuleb, et meisse ei tule vägivalla ja kohtuga, vaid armu ja alastusega. Jah, issand ei anna alati põhjendusi. Ta astub lihtsalt meie eludesse ja need muutuvad. Haiged tervenevad, töötud saavad tööd, sõltlased vabanevad sõltuvustest, perekonnad tervenevad. Pimedamaiski kambris põleb Jumala alastuse ja armu tuli. Ja seekord lisab Jeesus õnnistuse, mis on mõeldud nii risti Johannesele kui meilegi täna. Õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Miks me peaksime pahanduma? Alati, kui Jeesus ilmutab oma headust ja armu ka kõige viimase patuse vastu, pahandab see ikkagi kedagi. See tundub ühiskonnale lihtsalt skandaalsena, kui Jeesus istub patuste ja tühistatutega ühes lauas. See tundub paljude jaoks magedana. Jeesuse elu ja õpetus on väljakutse meie mustvalgele maailmapildile, mis nõuab karmimaid kohtunikke ja karistusi. Jeesus aga kutsub meid täna oma ootusi muutma. Ta ütleb sinu ja minu sisemisele risti Johannesele, õnnis on see, kes ei pahanda ennast minu pärast. Pärast risti Johannese jüngrite lahkumist räägib Jeesus omadele, selle rahvale, kes ta ümber on, Johannese suurusest. Ta tunnustab teda. Ta pole tuules kõikuv pilliroog, vaid tõeline prohvet, kes rajas issandale teed. Jeesus ütleb koguni, et naiste hulgas sündinutest ei ole üles tõusnud suuremat kui rist Johannes. Teiste sõnadega ta on tõesti inimkonna moraalsete püüdluste tipp. Mees, kes jääb ustavaks tõele ja oma askeetlikule eluviisile. Ja siis kõlavad Jeesuse huultelt ootamatud sõnad. Aga väiksem taevariigis on suurem temast. Miks nii? Sest taevariigis ei mõõdeta meie suurust mitte inimlike saavutuste ja tegudega, vaid millegi muuga. Ja see on vabastav sõnum. Me oleme Jumala lapsed ja väiksemgi meist on Jumala armu ja alastuse valguses suurim. Sest Jumal on hea ja tema heldus kestab igavesti. Tema headus ja heldus rõõmustab meid isegi elu pimedamail tundidel. Hea sõber, 3. advent kutsub meid kontrollima oma ootusi. Ärgem kartkem küsimusi, vaid otsige issanda ligiolu. Tema valgustab ja annab meile sisemise rõõmu ka elu pimedamatel tundidel. Palvetagem. Issand, aita meid näha sinu kohalolu märke täna ja homme, kuni sa tuled aus ja väes. Me täname, et võime olla sinu riigis ka väikestena olulised. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.